Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Suur suvi on käes, koolid on läbi saanud ja ega see jaanipäevgi kaugel pole. Ja tulemas, nagu ikka, Skandaga suur põllupäev, 3. juuli, kes veel registreerinud ei ole, siis saab seda kindlasti teha. Ja vaatamegi enne seda, mis siis on viimased turuuudised. Vaatame kõigepealt siis, mis see ilm on olnud, et praegusel hetkel ikkagi vihma on tulnud üldjoontes piisavalt. On muidugi piirkondi, kus ikkagi ütlevad, et oleks ikkagi peaks rohkem tulema. Aga üldiselt on tegelikult pilt ikkagi hea, vähemalt Eestis ja ka Skandinaavias vist on vihma tulnud, aga kuidas suures pildis see on olukord? Sarnane tõesti meiega, et just täna rääkisime ka rootslastega, et ka nendel on suur pinge maas, sademeid on tulnud, põllud on paremad, Soomes samamoodi ja kui me siit lõuna poole vaatame, siis tegelikult Lätis ja Leedus on väga ilusad põllud, et seal on tulnud kogu aeg sademeid ja on soe olnud, nii et sealpool on hästi. Ja kui üldse vaadata Euroopa pilti nüüd laiemalt, siis saame öelda, et tegelikult kogu Euroopas on pilt palju parem kõikides riikides. Nüüd on ainult mõned erandid. Et kõigepealt võtame Inglismaa, kus on tegelikult olnud ka väga palju vett ja on olnud jahe. Nii et kui ma ka seal just käisin eelmisel nädalal ja rääkisin siis kohalikega, siis nad on tegelikult väga õnnetud, sest suviviljad on tegelikult väga kehvas olukorras. Lihtsalt ei kasva, sest on kogu aeg jahe ja niiske. Sama murekoht on tegelikult ka ikkagi Prantsusmaal samamoodi, seal edasi arengud head ei ole, kuigi nisude olukord on sarnane, mis oli siin nädal-kaks tagasi, kuskil 62% nisudes siis Prantsusmaal on heas või väga heas olukorras, kuigi eelmine aasta samal ajal oli see protsent nüüd 85, et ka eelmine aasta natukene andis tagasi siis võrreldes siin 95%-ga siin, kui me oleme võrrelnud. Saksamaa pilt ei ole kõige parem, ka seal ollakse tagasihoidlikumad oma saagiprognoosides. Nii et kui me vaatame nüüd Euroopat kokkuvõttes, siis just nimelt need Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa, siis prognoositakse 7 miljonit tonni vähem nisu kui eelmisel aastal just nendest 3 suurest riigist. Samal ajal nüüd tuleb aga tähelepanu pöörata teistele riikidele. Näiteks Rumeenia prognoosib praegu rekordsaaki üle 10 miljoni tonni. Bulgaarias on praegu ka väga head põllud ja väga ilus saak tulemas. Poolas väga ilusad põllud. Baltikumis, Läti, Leedu samamoodi, nii et teised piirkonnad tegelikult kompenseerivad siis nende suurriikide puudujääki. Nii et kui vaadata nüüd otsa nendele riikidele ja panna plussid-miinused kokku, siis tegelikult võrreldes eelmise aastaga on puudujääk võib-olla ainult 2 miljonit, kui me varem rääkisime palju suuremast numbrist. Nii et see on mõjutanud nüüd tunduvalt Euroopa nisusaagi prognoosi ja üks mõjutajatest on see ka kindlasti Matifi liikumises. Ja see omakorda on siis ju viinud kindlasti alla ka ostjate sellise hinnasihi, et huvi ju on neil ikka odavamalt osta. Absoluutselt, et kui vahepeal siin ka Egiptus ja Alžeeria ostsid suurel hulgal nisu, siis nüüd nad näevad, et tegelikult nisuga Euroopas tuleb rohkem, Matif on alla tulnud, hinnatasemed on allapoole liikunud, me näeme ju seda ka viimase 6 aja jooksul, et kui hind siin läks väga kiiresti ülesse, siis sama kiiresti oleme ka tegelikult allapoole tulnud ja graafikut väga selgelt näha, et oleme siin praegu detsembri Matifis kuskil seal 236 juures. Me alles rääkisime detsembri Matifist tasemest 270, nii et see kukkumine on olnud väga kiire ja praegu ka, kui tehnilist analüüsi vaadata, siis see koridor võiks liikuda siin 232 juurde võib-olla ja siis on küsimus, et kas siis murrab nüüd läbi sellest või siis põrkub tagasi ülesse. Ehk et tegelikult me oleme või turg on selliste uudiste ootuses, et mis siis nüüd mõjutab seda hinda ühele või teisele poole? No just ja kui me siit nüüd edasi vaatame, et praegu me rääkisime Euroopast, aga ikkagi siiani on olnud teema number 1 Venemaa nisusaak. Ja üks põhjustest, miks ka Matif on nüüd väga teravalt alla tulnud, sest Venemaa olukord ei ole enam väga radikaalselt halvenenud, et pigem vastupidi. Et kui vahepeal räägiti siin palju madalamast nisusaagi prognoosist, kui see 80 miljonit tonni võib-olla
arvatigi, et ja tõmmati paralleele siin, et äkki tuleb 75 miljonit tonni, siis nüüd järjest tuleb siin positiivsemaid uudisenuppe, et ka just enne, kui me siin saadet hakkasime tegema, siis tuli näiteks info, et ICAR oli siin prognoosinud 81,5 kuni 82 miljonit tonni nisusaaki, sest esimesed koristused on nüüd Venemaal alanud ja need nisusaagid seal Lõuna-Venemaal on olnud positiivsemad kui algselt siis prognoositud. Kuigi kui me vaatame ilmakaarti, siis tõsi ta on, et ega ilm ei ole palju parem, et samamoodi on ikkagi kuiv ja ilm ei ole kõige parem ka suvinisudele seal põhja pool, nii et samas lihtsalt nüüd ei ole enam ta halvenenud ega prognoosid ei ole halvemaks läinud ja see muidugi mõjutab ka koheselt hinda kogu turul. Ja kui sealt piirkonnast veel edasi vaadata, siis ka Ukraina ütles, et sealt tuleb umbes 2 miljonit tonni nisu rohkem, kui nad vahepeal siin prognoosisid. Nii et see tõesti hinnale siis midagi head hetkel vähemalt põllumehe jaoks ei tähenda. No jah, et 21 miljonit tonni praegu prognoosib siis Ukraina põllumajandusministeerium, 2 miljonit tonni koheselt rohkem tõesti, nii et koheselt väga suur nii-öelda mõju Matiffi liikumisele see andis. Ja selliseid tippe me ei teagi, kas siin tuleb, et neid peab ikkagi tähele panema. Ja absoluutselt ja kui vaadata nüüd veel hinna liikumist, ütleme näiteks USAst, lähme siis võib-olla USAsse, samamoodi USA nisu hind on langenud sama teravalt kui Matif ja ka põhjused on sarnased. Ka globaalne seis, et igal pool on olukord selginemas ja selgub, et ikkagi saak on parem ja USA praegu koristab samamoodi talinisu ja USA-s on praegu 27% talinisust koristatud, väga hea tempoga praegu koristus käib. Eelmisel aastal oli samal ajal tehtud ainult 13%. Ja Kansas, mis on kõige olulisem nisupiirkond USAs, seal on ka juba kolmandik koristatud, saagikused on väga head ja see on omakorda nüüd andnud surve USA nisuhinnale ja seda on ka USA futuuridest nagu väga selgelt näha. Ja müügisurve on seal samamoodi tekkinud, nii et siin ja seal on alustatud siis juba koristustega ja see mõjutab loomulikult siis globaalset nisuhinde. Ehk et nii nagu me tegelikult viimane kord oleme ka rääkinud või viimased korrad lausa, et see koristussurve mõjutab ikkagi tänasel päeval ka, midagi teha ei ole. Kindlasti ja kui hakkab tulema ikkagi neid sammu positiivsed uudised positiivsed infot saagikuse kohta, kvaliteedi kohta, et ütleme siis niimoodi, et turg tegelikult vajab praegu mingid väga sellised ekstreemseid uudiseid, et hind üles läheks. Et kui me nüüd USA juures oleme juba, et nisu on tegelikult meil juba enam-vähem ikkagi läbi võetud, aga USA ju on väga suur maisi- ja sojakasvataja, et mis olukord on nüüd USAs, kui siin nisuhinnad on alla tulnud? Maisigraafik näitab samamoodi, et maisihinnad on surve all, hinnad on allapoole tulnud. USA on kõige suurem maisikasvataja, täna seal on küll peaaegu lõpukorral, kuskil 93% on nüüd maisi külvatud, ilm on väga soodne ja ollakse nii-öelda väga heades olukordades, et kui me vaatame ka maisipõldudele otsa, siis see on kuskil üle 70% maisipõldudest on heas või väga heas olukorras, kui see eelmisel aastal oli üle 50%, nii et väga suur vahe. Ja soojapõlludes on tegelikult olukord sarnane, külvatud on samamoodi kuskil 95% ja ka soojapõllud on seal siis väga heas olukorras, kuskil 70% on neist siis heas või väga heas olukorras versus siis eelmine aasta kuskil 54%, nii et jälle vahe väga suur võrreldes aastataguse ajaga ja see muidugi avaldab mõju hinnaliikumistele ja soja ja maisi puhul saame öelda ka ju seda, et väga suured laovarud on USA-s ja ka maisi ja soja prognoositakse võrreldes eelmise aastaga siis rohkem ja laoseisud ka nüüd hooaja lõpuks prognoositakse väga suured, nii et see kõik mõjutab hinnataset, nii et kui me vaatame ka siin graafikut nii sojal kui maisil, siis need hinnatasemed on allapoole liikumas samamoodi, muidugi mingite teatud võngete ja volatiilsusega. Aga kuidas nüüd see soja, kas see rapsi ka mõjutab siis tänasel päeval või kuidas see suhe praegu on? Absoluutselt, rapsi hind on ju allapoole meile tulnud, on väga suur kukkumine samamoodi, et ka sama sarnaselt kuskil selline 500 tasemelt me oleme juba tulnud siia 450-460 juurde Matifist, nii et see on ka väga suur kukkumine. Ja kui rääkida veel soja ja maisi hindadest, me ise ju impordime soja.
et toome Lõuna-Ameerikast ja sooja hinnatasemed tegelikult on avaldamas ka mõju nii-öelda hilisematele siis fikseerimistele, et kes nagu tahab fikseerida näiteks sinna septembrisse, oktoobrisse, siis see hinnatase on kindlasti siin oma vaatad 40-50 eurot soodsam kui põhimõtteliselt homme fikseerida või homme osta, et kellel on vaja nagu soja fikseerida, siis võib-olla peaks ka seda nagu mõtlema. Nii et need, kes nii-öelda täna me oleme rääkinud rohkem sellest, et kes tahavad müüa, aga tegelikult jah, tõesti need, kes ostavad endale toorainet, on see siis mais või praegusel hetkel soja on ju, siis ka seda on võimalik ette osta. Kui pikk see periood on praegusel hetkel? No praegu me näeme, et me saame praegu fikseerida nii-öelda ajavahemikesse sinna september-oktoober, et pärast seda on Euroopa Liidus palju sellist teadmatust, mis puudutab seda importi ja see on sellised nüansse, aga igal juhul võiks nagu kaaluda, kellel on vajadus soja, siis hilisemaid tarneid nii-öelda fikseerida. Ja maisiga tegelikult on samamoodi, et me ei tohi ära unustada, et tegelikult uus maisisaak on ju ikkagi teadmata, millal ta meileni jõuab, et kuigi me globaalselt näeme, et maisi tuleb rohkem, meie oleme ikkagi mõjutatud siin nii-öelda lähiturust, et on see siis Ukraina või Poola ja Poolast on ka siia Eestisse liikumas maisi ja hinnatasemed Eestis on kuskil selline 245 juures maisi hinnast, need on ka alla tulnud nendest kõrgematest tasemetest. Kokkuvõtvalt saame siis öelda seda, et hinnad on jätkuvalt surve all ja praeguse hetkeseisuga me ootame ikkagi või ütleme siis hinnatõusuks on vaja selliseid kas geopoliitilisi või selliseid klimaatilisi uudiseid, mis mõjutaks oluliselt mingi piirkonna siis saagikust või koristust on ju. Samal ajal me oleme ikkagi veel jätkuvalt ilmaturus, seda me ei tohi ära unustada, et siin on veel ikkagi pool juulit on minna. See mõjutab seda koristusperioodi, et kui ikkagi kuskil piirkonnast koristada ei saa mingil põhjusel, siis see kindlasti oma mõju avaldab. Aga selliseid nii-öelda klassikalisi momente hetkeseisuga nagu rohkem mina vähemalt ei näe. Ja nõudlus on jätkuvalt ikkagi madal, sellepärast, et nähakse, et ikkagi vilja tuleb ja ostjatel raha napib, eks nad sihivad siis nii-öelda neid madalamaid tasemeid ja panevad siis nii-öelda müüjad surve alla, kes tahavad siis eksportida. Nii et see pool saabki olema mingi osas siis nagu kriitiline, kes siis kannatab mingi aeg on ju, et eks nad peavad mingi ostjad peavad ka ostma hakkama ja tegelikult tänasel hetkel, kuna hinnad on kukkunud, siis põllumehed ju tänasel hetkel enam väga palju ei müü, kuigi siin võib öelda, et eelmine kuu oli ju päris korralik nii-öelda selline ikkagi, kus põllumehed müüsid. Aga praegusel hetkel, kui vaadata, siis minu hinnangul põllumehed on müünud kuskil võib-olla 20, võib-olla 25% oma saagist, mida on tegelikult natukene vähe, et võiks olla ikkagi rohkem. Aga mis siis ikka, et nüüd peavad siis igaüks jälle uuesti oma prognoosid üle vaatama, et mis siis teha? Arvestades jah, et kus maal me oma hindadega olime, ikka me ronisime ikka äärmiselt kõrgele, et seda ka ei usutud ega prognoositud mitte kuskilt otsast, eks ole, hinnatasemed läksid nii kõrgeks. Sest me rääkisime ju, et kui see 240 tuleb, et see juba oli nagu sihuke hea kõva sõna, aga see läks veel omakorda paarkümmend eurot otsa isegi. Nii et paljud müüsid, mis on väga hea. Aga paljud ka jäid ootama veel kõrgemaid tasemeid, nii et see on see mõttekoht, et kas peab ootama. Ja, aga tegelikult oli see kogu Euroopast niimoodi, muidugi, kes väga aktiivselt müüsid, olid ikkagi näiteks sakslased olid väga aktiivsed, eks ole, kellele hinnatase oli nagu hea uut saaki müüa, eks ole. Baltikum oli ka tõsi natuke tagasihoidlik üllatavalt ja siis, kui hakkas tase langema, kui sealt Matifist 270 pealt alla tuldi, siis seal 260 juures tegelikult oldi väga aktiivsed, nii et tegelikult kui me võtame Läti, Leedu, siis nemad on rohkem müünud meist, kuigi võiks arvata, et võiks ju ka rohkem olla müünud. Jah, mis seal ikka, et ega tuleb iga kord jälle õppida on midagi ja ega aastad on ka erinevad. Aga mis veel saame öelda? Ja siit me saamegi seda mõelda, et kui nüüd, kes ei ole veel nagu ikkagi uut saaki fiksanud üldse ja kui nüüd peaks tekkima ikkagi selline hüpe siin 5 või 10 eurot ülesse poole, kindlasti sellist volatiilsust meil ikkagi jääb, et mõistlik on siis tõesti esiteks uudiseid kuulata, mis toimub ja millist koristusinfot või ilmainfot siis tuleb ja siis tabada ikkagi siin natukene võib-olla siis kõrgemaid tasemeid, et kes veel midagi kinni pannud ei ole.
jah, ja ega siin ongi jälgida jäänud veel seda, mis siis koristusega toimub, millal Eestis koristus läheb, noh, eks ta eeldavasti sinna augustisse ikkagi jääb enamuse lõviosast ja ka praegusel hetkel ongi hea vaadata, mis siis mujal toimub ja neid uudiseid me siin ka põllupäeva paiku kindlasti jagame. Ja vaatame korraga otsa põllumees Tootsile ehk et hetkeseisuga, kui tabelit vaadata, siis põllumees Toots on fikseerinud circa 50% oma nii-öelda kogusaagi eesmärgist. Ehk et me oleme tegelikult seal maal, kus me tahtsimegi olla enne saagi koristust ja praegusel hetkel, kuna ka hinnad on tulnud allapoole, siis hetkel põllumees Tootsile rohkem ei fikseeri, sest me veel ei tea ikkagi saagi numbreid, nii et oleme natukene võib-olla konservatiivsema poole pealt. No tegelikult arvestades ikkagi nagu keskmist põllumees, siis me oleme rohkem või ütleme, põllumees Toots on rohkem fikseerinud. Ja, aga see oligi ka eesmärk, et ikkagi enam-vähem pool võiks olla enne saagikoristust, nagu kui on ka nii-öelda prognoosid enam-vähem normaalsed, mida nad praegu on, vihma on tulnud ja selles osas kindlasti on olukord, ma arvan, hea. Et nüüd need põllumehed, kes ei ole midagi fikseerinud, siis seal võiks nüüd jah, nagu me ütlesime, neid tippe siis ikkagi korra oodata ja vaadata, et kas siin tuleb. Põllupäeva paiku on meil alati käinud, mõni põllumees ütleb, võib-olla mõni muu päev veel, me ei tea seda. Muidugi, kas nüüd kohe, me ei tea, me saame alles hiljem teada, mis see tipp on, aga kui ikkagi mingi põrge ülesse poole tuleb, siis võib-olla peaks midagi panema tõesti. Just, ja põllumees Tootsile praegusel hetkel rohkem midagi juurde ei pane hetkel, ootame ja loodame paremat saaki järjest, nii et ma ei oskagi siia rohkem selle koha pealt midagi lisada. Aga siis vaatamegi jälle uusi uudiseid järgmises saates ja põllupäeval. Selleks korras kõik. Kohtumiseni! Kohtumiseni!